olümpiafinaalis joosta. Etiooplane 3. kohal ja siis Botswana jooksja tema selja taga. Ja Rudisha jooksis siis esimese ringi 49,2-ga ehk teoreetiliselt on see maailmarekordi tempo. Ja vaatame, mida teeb Rudisha siis teisel ringil. Ja suudab veel kiirendada seal 300 meetrit ennem lõppu. Täielik soolojooksja ja iga sammuga see vahe jälitajatega kasvab ja selja taga kaugel käib siis võitlus hõbemedalile Etioopia, Sudaani jooksja vahel ja siin tuleb Botswana jooksja, aga mida teeb siis David Rudisha? Tuleb praegu küll Botswana jooksja talle lähemale, et kas natukene hindas oma võimeid üle, aga David Rudishal on veel natukene maad finišini ja peab selle vastu ja mida näitab finišikell. Botswana jooksja teeb küll ka hirmuäratava lõpu, aga aeg tuleb 1:40.91 maailmarekord. Ja sellise soolojooksuga siis nägime lõpuks selle maailmarekord ära, kui oleme väga palju rääkinud siin 10 võistluse võimalikust rekordist, aga Rudisha tegi siis seda, mida palju talt oodati, mida ta mänedžer ka enne seda võistlust ütles, et Rudisha on meeletus vormis ja on joostud ja nüüd Oman kiirendab, kuid Rudisha edu on juba 2-3 meetrit. Ka noor Botswana mees Nigel Lamos on tõusmas, Rudisha on võimsalt minemas, 600 meetrit on joostud, 1:14.30. Suurepärane aeg on siit tulemas ja pressib Amos juba mööda Omanis, kuid kaugel on Rudisha, 4-5 meetri kaugusel konkurentidest. Tuleb lõppu sirgele välja, Botswana mees on teises kohas kinni ja 3. koha eest on võitlemas seal Oman ja Abu Bakr Kaki ja Kitum on tõusmas, kuid Rudisha tuleb, 50 meetrit on joosta, mis tuleb aeg, 1:36.37. Võimas spurt ka Amosilt, kuid Rudisha kuldmedal tuleb 1:40.91 ja maailmarekord on sündinud ilma jälesteta. Lihtsalt olümpiavõistluse finaalis maailmarekord soolojooksuga. Uskumatu, 1:40.91.